Et meie tänane podcast siis baseerub sellele, et juht, kes ei juhi ennast, ei lühi kaua. Siin eelnevad kõnelejad juba lava pealt on seda teemat ka natukene puudutanud, aga me oleme täna enda podcasti valinud oma valdkonna tipud, siis kes ilmselt kõike teate, Elia Kristjan Kukk, kes on ärivaldkonna juht, ja Jarmo Liiver, kes on siis Verston Eesti juhatuse esimees. Ja me alustame kohe sellega, et mõista, mis nende juhtide peas siis tegelikult toimub. Sest kõrvalt tundub juhtimine kõik selline fancy teema, et ärikohtumised ja peened käigud erinevatesse riikidesse ja suurte ettevõtete juhtimine ja kuidas see juht üldse selles virvarris nagu hakkama saab ja mis on tema põhilised ülesanded, mitte ainult ettevõtte ees, vaid ka iseenda ees. Ja mõte ongi selles, et kuna mõlemad mehed juhivad ettevõtteid, mille käibed ulatavad sadadesse miljonitesse, see tähendab seda, et seal on palju äriprojekte, meeskonnad on suured, vastutus on suur, käibed on suured ja küsimus on selles, et kuidas seda fookust üldse sättida enda jaoks niimoodi, et sa suudaksid ka seda ettevõtet juhtida ja loomulikult ka iseennast juhtida. Et kui nüüd tööpäev teil, mehed on täis erinevaid asju, teil on äripartnerid, teil on meeskond, omanikud, kes tahavad saada tulemusi ja nii edasi. Et kuidas sellises olukorras te suudate säilitada fookust nendel asjadel, mis tegelikult nagu väärtust loovad, et arvustame sinust, Jarmo. Juhina fookuse säilitamine on üks oluline asi, et kui mitte öelda kõige olulisem on ju, et see fookus algab ju sellega pihta, et kuidas su päev algab tavaliselt või isegi enne seda juba, kuidas sa õhtul järgmiseks päevaks valmistud, et eks me kõik oleme niivõrd või kuivõrd sõltuvuses oma kalendrist on ju, et ma ei tea, keegi võib mõelda, et ta kalender elab mingit muud elu, aga tegelikult see kalender sunnib meid ikkagi meie enda elu muutma tihtipeale on ju ja nagu ikka, et see, kus sa teed mingi plaani on ju, siis elu teeb oma plaani ikka sinna kõrvale veel, et kui seda kalendrit kuskilt saaks näha on ju, siis oleks võib-olla veel lihtsam seda juhtimist teha on ju, et tihtipeale sul ikkagi ka täna hommikul ma plaanisin, et ma olen kell 10 siin, aga elu tegi oma plaanid ja lõpuks jõudsin 11.20 napilt õigeks ajaks on ju, et nii ta paraku on, aga eks see tegelikult see fookuse sättimine hakkab sul ikkagi iga päeva, iga kuu, võib-olla ka iga aasta kohta ja vastavalt sellele siis proovid seda tükkideks lammutada, on ju, et minnes õigel ajal esiteks magama, on ju, et sa hommikul üldse suudaksid üles tõusta, on ju. Tihtipeale see on päris keeruline, kui sa oled õhtul võib-olla veel hilise peale jätnud omal trenni, on ju, ja siis hommikul on veel pulss võib-olla kõrge, on ju, ja ei tahagi tõusta sealt voodist, on ju, eks me kõik seda tunnet oleme vahest tundnud, aga sisu mõttes see fookus sul saab juba paika seal õhtul, on ju. Järgmise päeva osas vähemalt minul endal, et ma tean, alati ma võtan kalendri ette, vaatan, mis mul need olulisemad asjad on ju. Ja tihtipeale ka, mu inimesed teavad, et võib-olla ma ka õhtul vahest kirjutanud, kuule lükkame selle asja ära, et muidu lihtsalt ei lõunaks aega või muidu ei jõua vahest WC-ski käia, et lihtsalt nii palju asju on järjest kalendris. Et eks see fookus hakkab sealt pihta ja kogu ettevõtte mõttes ma arvan, et see õhtu on samamoodi siis eelmise aasta võib-olla selline kokkuvõtete tegemise aeg ja järgmise aasta fookuse sättimine, kus siis õhtu on nii-öelda aasta lõpp pigem, Verstoni mõttes, kus me siis seda fookust samamoodi sätime, vaatame üle tavaliselt oma strateegia, on ju, mis on nagu need suured tükid olulised ja siis lähtudes sellest juba võtame siis nii-öelda selle inimese mõttes kalendripäeva, siis ettevõtte mõttes siis võib-olla järgmise aasta eelarve ja vaatame sellega, et kus me seal selle fookuse paneme. Ühesõnaga, sa pead ikkagi sellist eelnevat fookuse sättimist järgmiseks päevaks nagu oluliseks? Ja kindlasti, et endise spordimehena mul ikkagi see treeningplaan oli siis ka juba oluline ja ma täna olen oma tööelus ka seda ikkagi jälginud, et tihtipeale ikkagi tulemuseni viib see, kui sul on mingi kindel plaan, ehk sul on mingi kindel rutiin. See plaan võib olla loomulikult, nagu ma ütlesin, see elu teeb selle plaani nagu teistsuguseks, et seda plaani me ei tea kahjuks, et muidu sellega võiks nagu
noh, kui sportlane tehakse, et ta teeb nagu 10 hüpet ja siis hüppabki maailmarekordi kõrgust, on ju, siis ta teeks need 10 hüpet kindlasti ära, on ju. Aga tegelikult teed 12 ja teed valesti natuke ja siis võib-olla hüppad maailmarekordi, et noh, eks see ongi see, need 2 plaani ei ühti tihtipeale, et aga fookuse mõttes ma arvan, et see on oluline, et sa tead, mis sa teed, on ju. Aga Kristjan, näiteks sina juhid ärivaldkonna Telias, et see on nüüd sisuliselt nagu tehnoloogia ettevõte. Kui tehnoloogia areneb nii mega kiiresti, siis tohutud infotulva tuleb peale, uued arengud, nüüd on meil veel AI ja kõik nii edasi, et kuidas sa seda fookust niimoodi iseenda töös sätid, et noh, millised infokanalised nagu ära lõikad, et sa ei lase enda neid asju võib-olla ligi tulla, et sa saad nagu fokusseerida oma nagu nendele väärtustele või tegevustele, et kuidas sa seda teed nagu? Ega selle head vastust ei olegi, pigem ma üritan enda peas kuidagi asjad panna erinevatesse kastidesse. Tehnoloogia vaatest pigem ma toetan oma inimestele ja lähtun nendest, et nemad on kõige paremad tippspetsialistid, nemad teevad, mis on parimad valikud. Mina ei pea teadma, loomulikult ma pean trendidega püsima kursis, ma vaatan ja ma jälgin, aga et kui hüpata veel selle ajajuhtimise peale, siis minu see sama teadlikkus, mis ütlesid, on 3 tasandil oluline, et mida ma katsun nagu enda. Et me kõik teame, et meie mailbox ja kogu see tulev virvar on nagu täidaks ära 2 tööpäeva, 1 päeva sees. Et kuidas see teadlikkus tekitada, et ma ei tea, vähemalt kvartali vaates jagan ära, et selgelt 1/3 mu ajast keskendub sellele, mis teeb meid edukaks 2 aasta pärast versus see kvartal või see aasta. Nagu suurtes tükkides, et see on mul kindlasti üks fookus, millele ma keskendun. Aga samamoodi ma alustan igal nädalat sellega, et ma nagu põhimõtteliselt panen paika, mida ma tahan see nädal ära teha, panen kalendris aja kinni, et selle ajal ma tegelen sellega ja üritan hoida kalendri üle kontrolli ja ma pean tunnistama, et mina aeg-ajalt ei saa aru, inimesed ütlevad, et neil ei ole aega, sest nende kalender võtab nende aja ära, et minu meelest on alati 2 nuppu, et jah või ei on ju selle kalendri kutses. Et seal on võimalik nagu väga selgelt seda juhtida, see on sinu enda enesekontrollist ja teadlikkusest kinni, kuhu sa lähed ja kus sa ütled, teate sõbrad, otsustage üle minuti ära, ma usaldan ja saab hakkama. Ja võib-olla teine kõige mikrotasandi on see, et minu tsükkel on see, et ma alustan päeva, et ma teen oma mailboxi tühjaks, et mul ei ole seal võlgu. Kõik, mis on 2 minutit, vastan ära. Kõik, mis on 2 minutit, delegeerin ära ja ülejäänud asjad panen järjekorda ja panen pigem kalendrisse, millal ma sellega tegelen ja siis alles hakkan tööd tegema. Ja iga õhtu teen sama, et ma saaks hommikul postkastile võimalikult tühja pilgu peale panna ja keskenduda nendele teemadele. See on selles mõttes hea point, et mul tekkiski siit kohe selline küsimus, et sa pead ju oma tegevusi prioritiseerima ja sul tuleb seda infomüra tuleb nii palju peale, on see siis kolleegide poolt või alluvate poolt või juhtkonnast on ju, et kuidas sa seda infomürast suudad siis nagu selekteerida seda välja, et mille ma siis nüüd nagu ära katin ja võtan välja selle, mis reaalselt vajab minu fookust nagu, et ma ei tea, mis see valemit anda sellele, et ma ei tea, et nagu tehnilises mõttes, mida me organisatsioonis oleme katsunud tekitada, kuna me oleme kurikuulsad selle poole, et kalender sööb ära, et meil nüüd 2 aastat järjest meil on kokkulepe, et meil reedeti ei ole rutiinseid koosolekuid, et see on nagu mõtlemise päev. Et lihtsalt nagu sa tekitad selle ruumi, kus sul on aega analüüsida ja nagu mõelda ja keskenduda ühele teemale 3 tundi järjest ja mõelda. Ja sealt kaudu tavaliselt see süntees tekib, et sa saad sealt pealt mingisuguseid otsuseid teha, et kuule, millele ma üldse keskendun, mille pärast ma muretsen, mis on need kõige olulised, millele keskenduda ja mis mingis mõttes kõrvale panna ja öelda, et kõike eest ma ei jõua muretseda. Kas ma väidan täna õigesti, kui me mööda maanteed sõidame, siis kui me sõidame näiteks 50 või 70, siis me sõidame suuremas osas ka nagu Verstoni objektidelt nagu läbi. Kes Tallinnast Pärnusse tuli, siis ilmselt puutus sellega kokku. Et teil on hästi palju erinevaid objekte üle Eesti, kus te toimetate ja seal seda infot on hästi palju. Et kas on tekkinud olukorda, kus liiga palju infot hoopis on nagu otsustamise takistuseks, et lihtsalt liiga palju on, ma ei suuda nagu otsustada enam selle pealt? See vastab jah tõele, et me üle Eesti, kui võtame korrashoiu tegevus, on ju, siis seal meil turuosa üle 50% täna juba, on ju, et kus me siis üle poole Eesti riigiteedest hooldame ja teeme suvel neid korda, on ju, et seal need on need kollased lahvlid, mis on iga maakonna piiri peal, on ju, et põhimõtteliselt talvel, kui te sõidate, siis päris keeruline Eestis, et ei näe Verstoni autot, kui lund sajab, on ju. Aga infot on tõesti palju. Infot tuleb, seesama üks auto suudab toota juba nii palju infot, et inimaju ei suuda seda ära seedida. Et selles mõttes on õigus, et eks neid otsuseid ongi keeruline teha seal.
aga noh, õnneks on täna ju tehnoloogia ja noh, ütleme ka selline tehisintellekt arenenud juba sellele tasemele, et seal tuleb meile igasuguseid tegelasi appi, et me ei pea neid inimesena ise kõiki neid otsuseid ja asju tegema ja noh, eks me sellise hästi nagu innovatsiooni taga ajava ettevõttena me proovime neid lahendusi alati ka leida ja kohe oma protsessidesse sisse panna, noh, mis siis tähendab seda, et nii eraisiku üksikisiku tasandil sa proovid neid lahendusi erinevaid, mis iganes need lahendused on, et kuni selleni välja, et lased oma terviseandmeid analüüsida sellel AI-l ja vaatad, kas ta teeb sama otsuse, mis arst tegi sulle just tund aega tagasi seal visiidil, et noh, et kõik see võimalus on täna igal inimesel olemas, et sa võid olla ise enda doktor põhimõtteliselt, Ja noh, ettevõtte kontekstis samamoodi, et kui varem pidid käima võib-olla 10 aastat ülikoolis, et saada aru mingitest mudelitest ja seostest ja asjadest, siis täna on sul võimalik põhimõtteliselt 5 minutiga teha see sama mudeldamine ära ja saada aru, kas see info, mis sealt tuleb, on nagu üldse mõistlik ja võib-olla juba tagasi peegeldada ka mingi esmane otsus või mingi asi . Aga noh, selles infotulvas tõesti on see, et kõige tähtsam on see, et leida see oluline sealt üles, et see struktuur oleks paigas, et igasugune info, noh, lihtsalt Excel numbritega see tihtipeale ei aita meid, et me peame aru saama, mis see struktuur seal on, mida me sealt teada tahame, ja siis vastavalt sellele siis kas inimene ise, tehisintellekt või keegi veel kuidagi kombinatsioonis saab siis selle info põhjal mingit tarka otsuseid teha. Et need otsuste tegemiseks on ju tegelikult vaja nagu selles mõttes nagu selgelt pead, et sa pead olema puhanud ja saad aru, millised otsused sa teed. Et kuidas teie täna sellises turbulentses ärimaailmas suudate hoida ütleme, energiat ja ennast kiiresti nagu taastada, sest ma kuulasin ühte huvitavat näidet, et kui sa võtad nagu mobiiltelefoni ja seda iga päev ketrad siin, videosid vaatad ja andmeid liigutad, siis ta kulutab seda akut, et aku degradeerub ära mingi aja jooksul, et hommikul sa küll paned aku nagu käima, aga päeva lõpuks on see 100% kadunud või poole päeva pealt on juba energia väljas ja telefoni on vaja uuesti laadida. Et kuidas teie oma nagu energiat taastad, et ma tean, et sa oled endine tippsportlane, et ilmselt mäletad ja tead, et puhkamine järgmiseks võistluseks on nagu oluline, et mis on see, kuidas sa energiat taastad ja kuidas sa suudad seda fookust jälle nagu pildile tuua, et milliseid samme sa selleks teed, et see tegelikult on selline punkt, millest nagu võib-olla ei räägita, siis noh, nagu me kuulsime, ka juhid ei taha sellest võib-olla rääkida, et sa tahad välja paista, et nad on tugevad ja meeskond neile toetub, aga kuidas siis päriselt on, kuidas sa taastad ennast? Kuidas sa energiat saad jälle, et sul on järgmine päev rasked lepingud, rasked läbirääkimised? Noh, eks see vastab tõele, et endise sportlasena on ju tehes seda lähes 15 aastat võib-olla tipptasemel on ju, sa paratamatult õpid oma organismi tundma, et noh, sellise vanakooli mehena, et meie ajal ei olnud neid uhkeid pulsikellasid ja vöösid ja asju, et noh, ma oskan täna ka öelda, palju mul pulss on niisama, et ma ei pea midagi kuskilt katsuma ega vaatama tunde järgi, aga loomulikult on see, et sa pead enda keha ikkagi õppima tundma, sa pead aru saama, mis on see koht, kus sul on võib-olla selline situatsioon, et ongi raske, ja noh, spordimehena sa tead, et mingis kohas on mõistlik võib-olla trenn vahele jätta, võib-olla teha midagi ringi plaanis, ja noh, ütleme, hästi palju on ka seda võimalik kasutada oma tööelus, ja noh, ütleme, tihtipeale on see, et noh, ütleme, juhi positsioonis inimesed, nad väga palju ei tee käte jalgadega tööd enam, et noh, istudki selle sama tooli peal, ja see liikumine jääb väga väheseks, siis noh, seda sa pead aru saama, et kas see liikumine teeb sul teistpidi veel täiendavalt halba, noh, võib olla ka see situatsioon, et sa päevad sa kontoris istud ära, mõtled oma mõtted ära ja lähed täie jõuga jooksma, sa teed võib-olla veel rohkem halba ja sa ei puhkagi välja järgmiseks korraks, Aga eks see igal inimesel on natuke individuaalne ka, et sa pead aru saama, mis asi see taastab, Ühel taastab võib-olla see, et ta mängib arvutimängu peale tööd, ja saab oma aju puhtaks, Noh, minul on see liikumine, noh, kujul või mingil, siis ma käin vee peal sõitmas, noh, seal on see, et sa pead lihtsalt olema nii ergas ja jälgima seda, et ei juhtuks mingeid asju, et sa ei suuda mõelda töömõtteid, et sa saadki pea puhtaks, Või lähed jooksed metsas, paned mingid klapid pähe, kuulad mingit muud lugu, mingit lemmiklaulu, Et kõik see, et kus sa saad aru, et see, noh, see on nagu kaal, et sul, kui see kaal läheb ühte poole nagu tasakaalust välja, et sa pead selle teise poole asjad omale üles leidma, aga need on erinevad inimestele.
et siin võib-olla ühte nagu retsepti ei saagi nagu anda. Aga Kristjan, kas sina oled tundnud näiteks seda, et kui sa oled nagu väsinud, et see võib sinu juhtimisstiili nagu mõjutada, et ma hakkan rohkem turtsuma ja mõni kolleeg saab mu käest mööda päid jalgu ja eks tavaliselt tunnevad rohkem teised kui mina, eks ju, et kui mu juhtimisstiil saab pihta, aga loomulikult on ju, et mida ma olen vast õppinud, ma olen õppinud seda märkama ja üks asi, mida ma oma tiimis ju katsun teha, et teatud hetkedel ma ütlengi, et teate, et mõnda aega leppige, et on periood, tõesti on väga palju, võib juhtuda, saage aru, on ju, natuke andke andeks, on ju, juhtige tähelepanu, aga jah, tulles selle sama väsimusega hakkama saamisega, et minu meelest on 2 külge, et uni on eriti, kui ma ei tea, Jarmo on veel noor mees, on ju, et kui sa oled üle 50, eks ju, siis mingi hetk saad aru, et kui sa kurat oma 7 tundi täis ei maga ja kui sa on nagu neljapäev vastu reedet, siis juba 8 tundi täis ei maga, sest järgmine päev lihtsalt ei ole vormis, sa ärkad üles natuke nagu oleks kerge pohmakas, on ju, ja sa ei ole valmis, et see on üks asi, mida ma olen õppinud nagu väga selgelt juhtima, et ma võtan selle 7-8 tundi, sest ilma selleta ei ole varianti. Ja võib-olla natukene vastu öeldes Jarmole, et mina katsun võtta vähemalt 5 päeval nädalas, isegi kui ma olen nagu vaimselt ramps väsinud, et ma lähen läbi jõu, teen selle tund-poolteist ratta seljas ja ma saan sealt hoopis teistsuguse positiivse, ma küll füüsiliselt, eks ju, saan väsimuse, aga vaimselt tegelikult ergastun ja seal tekivad hoopis teistsugused mõtted, et see on nagu täiesti vastu loomu minekut, et siis kui tegelikult tahaks ainult istuda teleka ette maha mossitada, ma ei tea, ühe õlle teha, siis ütlen ei, nüüd ma lähen ja läbi jõu teen selle ära ja siis sa pärast saad aru, et päris tore on ju, et eks see on ikka niimoodi, et selle trenni kõige kriitilisem või kõige raskem hetk on see, kui sa seda diivanist püsti tõused, kui ta on juba tehtud, siis see tunne on ülihea, ma usun, et enamik on seda tunnet tundnud, on ju, et sa oled selle nagu ära teinud. Et tihtipeale see füüsiline liikumine on see, mis tegelikult aitab, mul endal tegelikult täpselt samamoodi. Ja võib-olla täiendaks sellus, et minu jaoks võib-olla olulisem, kui see nagu füüsiline väsimus on tegelikult selle minu jaoks vähemalt isiklikult niisuguse positiivsuse hoidmine, ehk et kui sul on nagu palju asju korraga ja ma ei tea, me kuulasime siin Kai Reolet, on ju, ja kõik läheb korraga pekki, on ju, et kuidas sa selles hetkes nagu oskad kõrvale panna ja päriselt endale külge mitte võtta asju, mida sa päriselt mõjutada ei saa ja mitte võtta need isiklikult, eks ju, et kõik me siin oleme kõrge saavutusvajadusega, et kus on see koht, kus sa annad andeks, et mis ma siis nüüd teen, kui on, eks ju, rahvusvaheline džipikriis ja kõik hinnad lähevad 40% üles ja midagi müüa ei ole võimalik, ma võin ju kohutavat süüdi ennast tunda ja öelda, et jube kehva, aga tegelikult tuleb endale andeks anda, öelda okei, selles raames, mis on parim, mis ma teha saan, keskenduda sellele. Ehk mina pean, tegelen väga teadlikult just nimelt selle, kuidas hoida seda positiivsust, et ma nagu lahti lasta, andeks anda endale ja pahatihti jälle üks asi, mis mind aitab, et töötades niisuguses suures ettevõttes, mis on hästi niisugune eesmärgipärane ja kõigil on KPI-d ees ja iga nädal sa tead, kas sa õnnestud või ebaõnnestud ja siis, kui sa oled mingit perioodi olnud, sa kogu aeg ebaõnnestud, siis korra tagasi minna need eesmärkide juurde, suurte numbrite juurde öelda, et kuulge, kas ma päriselt pean ka mures olema, et need eesmärgid ei tule ära. Või ma olen endale mõelnud nagu suure mure ja ängi välmis, et tegelikult suures pildis on kõik päris hästi. Et lihtsalt ennast sealt kraest välja tõstma suurt pilti vaata, öelda, tegelikult ei ole üldse nagu hull. Ja ei, seda saab väga hästi nagu peegeldada ka üksikisiku tasandil, et vahest tundub ka kodus, et kõik on jumala metsas ja oled riius ja ma ei tea, mis veel on, aga sisu mõttes on ju ikkagi see, et kui sa siis nagu natuke zoomid välja, mõtled, et mul on käed ja jalad otsas, mul on tervis korras, mul on vere on olemas, on ju, et siis vaatad, et võib-olla see mure ei olegi enam nii suur, on ju, ja ettevõtte tasandil täpselt samamoodi, on ju, et meil on ka hetkel, on ju, et kütuse hind on laes, on ju, autod vuravad ringi, on ju, iga päev kulub meeletult rohkem raha, kui me olime arvestanud, aga sellepärast ei tasu kohe püssi põõsasse visata, on ju, et kuna meil on palju tarku inimesi, eks, mis mõtlevad midagi välja jälle, on ju, et igas kriisis on ka neid kohti, kus sa saad nagu vaadata positiivsemat vaadet, et see paratamatu. Üks hea sõber andis kunagi nõu ka, et alati, kui ma endale kaasa hakkan tundma, siis mul üks raamat, mida ma loen. Et mul raamatu nimi üles on Viktor Frankl, kes siis on teise maailmasõjas on ju läbi käinud kogu need laagrid ja värgid ja räägib, kuidas tema säilitas positiivselt. Ja kui seda kõike loed, siis sa mõtled, et suurem osa neid probleeme, mille pärast ma muretsen, on ikka nagu täitsa mõttetud probleemid, eks. Et see on just hea asi, võtad raamatu kätte juba pealkirja, pärast mul läheb nagu tuju paremaks, et okei, kuule, mul on tegelikult väga hästi. Ega ongi tüüpiline eestlane, ega me ei muretse
muretseme ju kõige pärast, on ja kõike muretseme igal pool, igal hetkel muretseme, et noh, et tihtipeale tasub võib-olla võtta korra, panna need mured ritta, vaadata, kui kriitilised need mured on. Aga see oli hea point, mis sa ütlesid, et vaata, kui sa oled juba üle 50, et siis sul on pikema tund vaja ja rahulikumat ja mina olen üle 50 ja ma juba tean, mis see tähendab, et noorte meestega nagu võisteldes sa esiteks pead nagu magama hästi, teiseks pead nagu targemalt valida, millega sa tegeled, sest et nagu tehes sama palju asju sama kiiresti, noh, kaugele ei lee vahe. Aga no selge on see, et tippjuhil on piiratud aeg ja ressurss kasutada. Et küsimus on selles, et kuidas te suudate või oskate teatud asjadele ei öelda. Näiteks kolleeg tuleb, ütleb, et kuule, sa oled selles valdkonnas ikkagi nagu väga kõva tegija, et sa oled seda asja teinud finantsides näiteks, et kas aitad mulle natuke seda aruannet sättida, et noh, tegelikult ei ole üldse juhi töö, aga noh, hea kolleegina tahaks nagu aidata, mis hetkel te suudate konkreetselt ei öelda niimoodi, et ei, siit on piir ja niimoodi, et kolleegid ka ei solvuks või kliendid või? Eks ma võin kommenteerida, et mul see ongi tihtipeale keeruline, et noh, kui sa tuled küsid ikkagi finantsis mu käest abi, olles pool elu selle sees ostanud, et on ikka väga raske seda ei öelda, aga eks see fookus on, tulles sinna fookuse juurde tagasi, eks see on see koht, kus sa tegelikult noh, pead seda ikkagi mingil hetkel ka jõuga nagu hoidma, et vastasel juhul ongi see, et sa teedki kõike, aga noh, ütleme, kui sa teed kõike, siis sa tegelikult ei tee mitte midagi, et sa ei jõua mitte kuhugi, et see on, kui sa tahad joosta, kõndida ja rattaga sõita ja ujuda korraga, noh, siis see ei ole võimalik kahjuks, et see, noh, isegi parima tahtmise juures sa võid see rattabasseini tõsta ja proovid sealt teha mida iganes, aga sa ei tule midagi välja. Aga kas sul on mõni niisugune eluline näide tuua oma ettevõttes, mida sa juhid, et kus sa nüüd viimati ütlesid ei, et pidid lihtsalt ütlema ei, sa saad aru, et noh, võiks, aga ei? Võib-olla ka täna ütlesin ei, et mul tegelikult täna juhtkonna koosolek käib on ju Tallinnas, et ma pidin lihtsalt ei ütlema, et kuna mul oli kokkulepe juba siin varasemalt, et ma tulen ja räägin enda tegemistest siin, siis ma pidin neile ei ütlema paraku, aga õnneks on mul head kolleegid, kes suudavad nagu mind katta, et meil Verstonis on see põhimõte, et noh, see on ka võib-olla selle väsimuse ja puhkusega natuke seotud, et sul on alati olemas see +1 on ju. Et kui sa lähed puhkusele, et sul on see võimekus ja võimalus, et sa saad kellelegi inimesele anda enamik asju üle, et me Verstonis oleme hästi nagu seda loogikat viljelenud, et iga inimene, iga juht vähemalt, et tal on üks nii-öelda, noh, mitte päris KPI, aga noh, ütleme selline eesmärk, et tal peab olema see +1. See ei pea olema üks inimene, see võib olla ka, et sul on 5 inimest see +1, aga et see peab sul olema olemas, et see tagab ka selle, et kui keegi läheb puhkusele, et ta siis saab ka päriselt puhata, sest vastasel juhul on ikkagi see, et sul see arvuti on seal nina ees, seal palmi all ka ja noh, ei tule sellest puhkusest ka midagi välja siis. Aga Kristjan, organisatsiooni eesotsas olles, et kas on mingit sellist olukorda olnud, kus sul on nagu väga raske ei öelda, nagu tuleb sellist situatsiooni sulle ette? Ja ikka on palju toredaid inimesi, kuidas ütled ei, et ma alles hiljuti juhtkonna laua taga, noh, jutt oli just nimelt, et kas keegi saaks veel tervikuna võtta ühe vastutuse, eks ju, noh, et juhid mingisuguse protsessi läbi. Tuli ei öelda, ütlesin, et kulge, et kui ma nagu selle ka võtan, siis ma olen täitsa veendunud need 12 asja, noh, ma ei suuda neid hästi teha, see ei ole hea mõte, pigem on ei ja viime arutelu sellele, et kes saaks ja äkki ma saan kuskilt oma tiimisse viimsele, kes võtaks. Toredate inimestega tasub alati küsida, et kui kiire sul sellega on ja et äkki on veel keegi teine, kes saab sind ennem aidata, juhul kui mul ei ole aega, aga muidu ma olen nagu ka, et kui inimesed küsivad abi, siis ma olen väga kehva ei ütleja. Ma olen tavaliselt pealkord oma aega niimoodi juhtinud, mu kalender ei ole kunagi nii täis, et mul on vähemalt 3 tundi kalendrist iseenda jaoks lukus iga päev ja ma sinna saan siis lubada. Nii et just nimelt selleks, et ma saaks nende asjadega tegeleda. Mul noh, võib-olla ka näpunäitena keegi võib-olla tahab ka mulle kirja panna, et mul näiteks ei ole seda loogikat, et mul iga päev on endale slot, aga kui mul on pingelisemad perioodid, kui mul on näiteks päev täiesti täis või mingid päevad täiesti täis või terve nädal, siis ma meelega panen omale ühe päeva kuskile, lihtsalt panen terve päeva lukku, et ma ei luba sinna mitte midagi panna ja siis ma ise otsustan, mis ma selle päevaga teen, et noh, et see on nagu see, et see ei pea olema üldse mingi kindel nädalapäev, aga see võib olla ka mingi esmaspäev, see võib olla ka kolmapäev, noh, tihti sa ise tunned ära selle, et vot nüüd on seda päeva vaja, et ja siis teedki seda, mis nagu rõõmus on ja rõõmsaks teeb ja mis hea meele teeb, ja vahest võib see ka mingi tööasi olla, et noh, mingi uue projekti või mingi asja nagu läbimõtlemine, et noh, see võib vahest isegi olla huvitavam veel, kui mingit nagu sellist asja teha, mis sul nagu muidu rõõmsaks teeb asja.
et selle kliendi juurde tulles üks asi, mis mul veel meenub, et mida ma üritan hoida, ma ei ole seal alati väga hea, on see, et ma katsun, et kuna mul päris palju erinevaid rolle, et eks ju, et ma pean, ma ei tea, kasvustrateegiat terve ettevõtte, siis ma pean B2B-d, seal sees tuleb vedada uusi ärisid ja olemasolevaid ärisid ja et ma olen katsunud oma nädala päevad enam-vähem jagada, et mul sarnased teemad on samas päevas. Ehk et kui mul on nagu strateegia teemad, noh, et siis ma planeerin kõik kohtumised, üks-ühed ja muud asjad pigem nagu, et mul on mingi rütm, et mul vahepeal isegi oli kalendris veel päevadel nimed, igal nädalapäeval oli nimi, et mul püsiks endal meeles, et see on see päev, kus sa kurat tegeled sellega, on ju, eelkõige. Ikka ei jõudnud sisse, aga see aitas minul endal nagu paika panna seda, et ma suudan teadlikuna püsida, et ma ei lase sel virvaril üle lennatada. Mis päeva nimi täna on? ei taha teada. ei ole see päev. Et te olete olnud tegelikult ju pikalt juhtimise juures ja mitte ainult juhtimise juures, vaid tippjuhtimise juures, et suured organisatsioonid ja hästi palju asju on laua peal. Ja tihtipeale juhid tegelikult ei märkagi seda ju, et see läbipõlemine ei tule niimoodi, et nii, täna ma olen läbipõlenud ja kõik, see hiilib niimoodi tasa, hilju, vaikselt. Sa tunned, et sa ei suuda enam isegi e-maili lugeda, normaalselt peab 3 korda lugema, on ju fookus natukene ajunud, et mis peaks hakkama juht, kui ta tajub, et hakkab läbi põlema, mida ta võiks nüüd ette võtta, mida ta peaks tegema selleks, et mitte ennast tühjaks joosta ja ei suuda enam ühtegi otsust langetada, aga sa tunned esimese märke, et mida sa tegema peaks hakkama siis? Päris midagi konkreetset oskate öelda? Noh, eks see fookus, millega me alustasime, on ju. Et sa pead ennast siis fookusesse panema, et sa pead lihtsalt, ütleme, minu puhul on see hästi selge, et nagu see, et kuna ma enda organismi nagu tunnen väga hästi, on ju, et siis ma tunnen, mulle tulevad mingid märgid, siis ma saan aru, et nii, stopp, nüüd ma pean panema fookusesse selle versus, et ma ainult tööülesandeid sinna nagu kõige esimesse asja panen, on ju. Ja eks siis pead nagu vastavalt sellele, kui hull see nagu kriis on, nii-öelda, on ju, et aga tihtipeale ongi see, et need päevad ise enda jaoks on ju aitavad. Ja ütleme, loomulikult on ju meil kõigil ka ette nähtud puhkus, millest me juba ka rääkisime, et siis tuleb lihtsalt vaadata selle kriitilise pilguga üle, et kas on vajalik siis võtta see puhkus nagu varem, on ju, et panna see fookus endale või teistpidi on siis see, et võib-olla on võimalik kokku leppida ja mingid ülesanded ära jagada, et saada seda nagu koormust natuke väiksemaks. On ju. Aga sellega ma olen nõus, et tihtipeale inimene ise nagu inimesena sa oled ise selline ennast hävitav organism, on ju, et sa tihtipeale seda ise ei tunneta ära, on ju. Ehk seal ongi see, et kus need mingid märgid, nagu ka Kristjan ütles, et teised hakkavad sulle juba midagi ütlema, et siis on nagu see, et siis sa pead ikkagi natukene võtma selle aja maha ja võib-olla rääkima kellegiga, kes vaatab sind natuke teise pilguga, on ju, et ta ei pruugi olla su nagu kolleeg või ei pruugi olla ka su pereliige või võib-olla täiesti keegi, kes on nagu kõrvalseisev, saadki ausalt küsida, on ju, et kuule, et kas ma olen natuke imelikult siin vahepeal käitunud või ei ole, on ju. Et kui ta juba näeb midagi imelikku, et siis võib-olla on nagu täiesti abi vaja kuskilt, on ju. Aga Kristjan, ütle mulle, et kas sul on olnud momenti, et sa tunned, et ma vist nüüd hakkan vaikselt läbi põlema? Ma olen täitsa sarina läbi põlenud ka, et kui sa oled korra, ega see piiri muidu ju teada ei saa, korra seal piiri peal ära ei käi või sealt korra üle ei käi. Et kõige kehvemal juhul see lõppes ka nagu sellega, et hakkad juba füüsiliselt halvasti tundma ennast, on ju, arvad, et oled haige, on ju. Aga täna pigem see käib sellest samast, eks ju, positiivsust ja meeleolust, et ma tajun oma enda meeleolu, et ma pigem kaldun, eks ju, muretsema, kui ma muretsen, siis ma üldiselt katsun hakata arutlema selle üle, kas ma muretsen päris asjade pärast, mis ma tegema pean, millele ma keskenduma pean ja keeran selle mure, et tegelikult me ise saame valida oma suhtumise olukordadesse. Sa saad ise valida, et kui sul on keeruline, sul on palju, kas ma ütlen, et tunnen endale kaasa või ma ütlen, et kurat, kellel veel on selline võimalus niisuguse probleeme lahendada. Sa saad suhtumise mõttes öelda, et pekki küll, millele ma kurdan, on ju, kellel veel on võimalus olla samal ajal tegeleda 4-5 asjaga, vastutada niisuguste asjade eest, see on privileeg. Kuidas on teil meelde tuletad sel hetkel teda? Aga ennem kui ma teid ära lasen siit, siis ma tahaks teilt mõlemalt küsida ühe küsimuse ja sellise lühikese vastuse, sellepärast et siin ruumis on kindlasti ka tulevasi tippjuhte või kes on juba selle teekonnal, mõnel on rohkem kogemust, mõnel on vähem kogemust. Aga mida sa ütleksid noorele tippjuhile täna oma kogemuse pealt? Mis sõnumi või õpetuse talle täna kaasa annaksid siit ühe lausega, ühe mõttega? Teie mõlema poolt.
no ma võin otsast alustada, et ei pea tippjuht olema, tavaliselt alustan sellest, et see oli ka siin sloganis sees, aga nagu päriselt, et teiste juhtimine hakkab enese juhtimisest. Et sa ei saa teistega hakkama, kui sa iseendaga pidevalt hakkama ei saa ja oled endaga pahuksis, no siis ei ole mõtet hakata teistega tegelema. Hakka sealt pihta. Väga hea mõte. Väga raske midagi juurde lisada, aga noh, ütleme, kui juhile nagu öelda, et kas või mitte, siis noh, võib-olla tasub kaasa võtta see, et tegelikult see juhtimine on päris äge. Põnev ja äge. Aga ma tänan publikut ja teeme aplausi ära teile, et said natuke vihjeid siia.